Järgmisena räägime, kuidas on võimalik siis oma esitluses kontrollida üle kõikvõimalikud vead, kirjavead, korduvad sõnad, vaadata, et slaidid oleks õigesti, vajadusel muuta nende vormindust, paigutust. Samamoodi räägime, kuidas on võimalik printida oma esitlusmaterjale välja ja natukene lähemalt ka sellest, millised on esitlemise võimalused. Nüüd väga oluline osa ongi oma esitlusega lõpule jõudmisest see, et te teete kontrolli. Te kontrollite visuaalselt üle, kas teie slaidid näevad just sellised välja, nagu te soovisite, kas kõik teemad on kaetud, teemapunktid on. Ja loomulikult sisu osas on väga tähtis õigekirja kontroll, et teil ei ole kogemata jäänud sisse tähe sõnavigu ja et selleks, et neid kätte saada, tööriistad menüüst tuleks siis valida õige kiri. See on sama valik, mis ka Writeris ja Calcis, kiirklahv näete on F7 ja seejärel avatakse teile siis õigekirja kontrolli aken, kus siis ükshaaval hakatakse teile pakkuma sõnu, mille kohta siis LibreOffice arvab, et äkki seal võiks olla viga. Ja näete, ta pakub siis selliselt välja, et siin punases kirjas on sõna, mis tema arvates on veaga ja siin all on soovitused, et mis ta pakub, et see sõna tegelikult võiks olla. Ja vastavalt siis saate siit soovitud paranduse peale klõpsata ja öelda, et jah, muudagi või kui see sõna esineb veel kuskil, siis muuda kõikides kohtades. Samas vahel juhtub nii, et sõna, mida teile pakutakse, on mingisugune nimi, mingisugune selline sõna, mida LibreOffice lihtsalt ei tunne ja siis te võite ka vastavalt öelda, et eira seda sõna, ehk siis ära märgi seda veana, eira iga kord seda sõna või lisalause sõnastiku. See tähendab, et kui ongi selline uus sõna, millest olete kindel, et see on olemas just sellisel kujul, siis te võite ta lisada sõnastikku ja järgmine kord juba siis LibreOffice saab aru. Ja muide saab aru kõikides programmides üheaegselt. Ehk see õigekirja kontrolli mootor nii-öelda on ühine Impressil, Calcil, Writeril ja ka teistel. Nii et kui ma siin näiteks selle uue sõna lisan sõnastikku, siis ta ka juba Writeris saab aru, et aha, see sõna on järelikult õige sõna. Nüüd, kui ma olen muudatuse teinud, näiteks, et jah, tahtsingi LibreOffice keskelt suur O, klõpsan muuda, siis näete rohkem vigu ei leitud, öeldi, et dokumendi õige kiri on kontrollitud, ma ütlen sobib, aken automaatselt sulgeb ja nüüd ma võin olla kindel, et õige kirja kontroll on tehtud.